Vesi on tänaseks hetkeks juba, kui te lähete bensujaama, siis 0,33 pudel maksab 1 euro umbes. On nii või? Nii, siis järelikult liiter on kallim kui bensiin. Ja me kõik seda kõike mängime kaasa, ei ole rõõmsalt lausa isegi. Ja kõik ostavad seda vett. Sest teistmoodi ei oska. On niimoodi ju. Nüüd kujutage ette, et veega tuleb see probleem ja siis nad hakkavad jällegi seda vee hinda niimoodi mängima. Nüüd paneme aktsiisi otsa, nüüd paneme selle otsa, aga sa oled juba selleks ajaks harjunud seda pudelikest omama, ostma, saama, sest sul endal ei ole seda võimet, oskust, jõudu. Saate aru, millest ma räägin või? Vesi on kõige suurem vara. Sa võid pooleks ennast teha, aga ilma veeta ei saa kuskile mitte midagi tegema. Inimene ei saa ilma veeta. Nüüd kujutage ette, et seda vett kontrollib keegi inimene, keda ei huvita, kuidas sul läheb. Lihtsalt ei huvita. Üks päev toon sulle uue peale, siis terviga natukene teine päev, ei jõudnud tuua, ei viitsinud tuua, ei saanud tuua. Aga mis veel hullem, näiteks Ida-Virumaal juba praeguseks on, osades kohtadest ei saa ju loomi pidada. Maa on vajunud, heine kasvab selliselt, veepind on vajunud ja see toimub siin samas kohe-kohe. Enamus ei saa sellest aru. Nüüd, kui sa hakkad häirima seda pinda seal, siis ta hakkab all segunema. Praegult on ta seal rahulik, hea võtad, ta on täpselt see, mis sul peab olema. See, mis inimesel on vaja. Järgmine asi, seda samas konverentsil, Peep ei lase mul eksida. Tuleb välja teadlane, kes ütleb, et me leidsime sealt kulda ka. Oli ju. Ja see oli palju, 1,5 grammi või? Umbes sinna pool. Soomlased ütlevad, et 4-5 grammi on veel kasumlik. Nüüd nad viskasid selle kondi välja ja enamus neid, kes seda õndsust otsivad ju selle 1,5 kulla peale, meil on kulda! Ja siis saab sinna otsa panna, kujutage ette, kui palju meil selle eest saame. Ei saa. Sellepärast, et selle tootmiseks läheb tunduvalt rohkem raha. Vähemalt meil. Mitte neil. Nüüd, mitte iial ära unusta seda, igal pool maailmas, kus kohas on see, et maa müüakse kellegile maha, eelkõige nendele, kes tahavad sellest kasumit saada, sest nende huvi ei ole mitte kohalik inimene, vaid nende huvi on sealt kätte saada, oma raha kätte saada ja võimalikult kiiresti jalga lasta. See on tavaline, mis selle asja nimi on? Kapitalism, on ju? Lihtsalt kuskilt võtta midagi ära kelleltki, võimalikult odavalt ja loomulikult võimalikult kallilt müüa. Järgmine asi, keegi jälle ei rääkinud, korraks nagu mainis seda, et jäägid, kuhu need jäävad, mis nendest saab. Mitte üks inimene ei tea tänapäevaks, et kus see tehnoloogia nüüd sealt edasi läheb. Aga kõik teevad seda, et Tartu külje all, kui öeldi niimoodi, et kui te tahate tehast ehitada, mis hakkaks siis tootma teatud asja, siis te peate puhastusseadmed, mis maksavad sama palju kui see tehas. Siis öeldi kohe, siis ei tahaks eriti ehitada. Täpselt sama juhtub siin. Nüüd, mis on veel olulisem, samas konverentsil öeldi välja see, et need on Euroopa strateegilised maavarad. Halloo? Kas kõik saavad aru, mis tähendab strateegilised või? No mõelge need sõnad kõik üle, kõik öeldakse ju välja, otse öeldakse teile seda. See tähendab seda, et kui kellegil on neid vaja, siis nad tulevad ja võtavad. Seadused teha selle järgi on köki-möki. Siis ei pea kellegi arvutama. Või on spetsiaalselt palgatud, kusjuures palgatud meie enda raha eest inimesed, kes mõtlevad välja süsteemi, kuidas luua see seadus selliselt, et inimesed eriti ei piuksuks. Meie enda raha eest me maksame ise need kinni ju. On nii? Ja me teeme seda edasi ju. Rahulikult teeme edasi. Me maksame need inimesed kinni, kes teevad kõik selle jaoks, et meil ei läheks hästi. Nüüd alles hiljaaegu teatati meile, et me oleme ühinenud suurte riikidega, et maavarade varustuskindlus, ühing vist on selle asja nimi, kus meie peame omalt poolt kindlustama nende suurte huvid ja vajadused. See väike Eesti, see väike mõnus kohakene, kus kõik on nii kordumatu ja puutumatu.
Kas te saate aru, mis see tähendab? Neid ei huvita see väike koht. Lihtsalt ei huvita. Sest neil on huvid, mis on sellest rahvast üle mitmeid kordi. See on nagu kummaline on see, et kui sa inimestega püüad rääkida sellest päris sisust, siis ta ei taha seda uskuda. Sest siiamaani on räägitud ju see, et me saame ju rikkaks. Niisiis, no tõsta vähemalt üks inimene siin, kes saab aru, et me saamegi rikkaks. Ei taha keegi tõsta. Proovige, leidke endasse jõud. Olevad, mida rikkuseks peab. No see, mida nad lubavad. Kes on naad? Naad, kellele sa maksad raha, et nad teeksid seda. Naad on reaalselt need inimesed, no näiteks ma ütlen ühe nime. Kas sa tead, kes on Michael? Nii, mõtle nüüd see sama inimene kogu aeg kirjutab midagi sellist, mida sa päris täpselt aru ei saa. Inimene ei kirjuta. Ei. Minister kirjutab, tiitel kirjutab. Tema teeb seda sellepärast, et me oleme tal seda lubanud nii teha. Meie lubame ju, makstes tema palga, me lubame tal seda teha nii. Me elustame seda inimest kui eluenergiat või seda tiitlit. Vaata nüüd. Ja see on see sama koht, mida mina tahtsin öelda. Ove ütles, sina ütlesid, et hakkame tegema. Minu ettepanek on väga lihtne. Iga päev lubame täna vähemalt iga üks endale siin, et iga päev ma pühendan selle asjaga tegelemisele 5 minutit. Iga päev. Kes on nõus? Mina. Iga päev. Nüüd, kuu aja pärast 6 minutit. Kes on sellega nõus? Ei, 20 minutit. Sa olid juba 20, väga hea. Meil on eesrindike. Sinu järgi on hea joonduda. Aga see tähendab, et iga päev on vaja tilkhaaval tilkuda. Täpselt nii nagu sinu kivid. Täna me teeme siin kivi, aga iga üks meist omal moel, oma võimaluste piires, oma jõu, oma väega, oma hingega. Iga päev 5 minutit ja siis reedast rohkem ja rohkem. Ainult niimoodi, sest see uinutus, mis on siiamaani toimunud, see on just see, et me isegi 5 minutit ei suuda oma... Nii, aga mis ma... Lootusetus. Midagi nagu nii ei aita. Midagi ei saa tehtud. Aitab. Emil, Aitab. mul on sul üks ettepanek. Tõsta see 5 minutit kõrgemale. See on nii väike latt. Tead sa mis? Ma olen nii... Esimene esineja, kes on selles teemas olnud nii kaua sees, sa võid tema käest küsida. Kohati jääb mulje, et lootus on kadunud. Ta ei näe suuremat pilti. Ei, ma lihtsalt kohati jääb see mulje, sest väga paljude jaoks on see teema. Ja nüüd, mis on veel olulisem, see on täpselt see. See on Saaremaa probleem. See on Virumaa probleem. See on nende probleem seal. Me oleme pandud omavahel mõtlema nagu, aga mis te siin Virumaal virisete? Ehk siis mina, keda see ei puuduta, ei pea tundma midagi sellist, et mis vesi on ohus. Minu vesi on siin Värskas täitsa okei. Nüüd see mõtlemine, ükskõik kui palju sul sugulasi kuskil mujal on, nad peavad teadvustama seda. Esimene asi on teadvustada, et see on probleem. See 5 minutit võib olla ka see, et sa helistad oma sugulasele, ükskõik kus ta Eestis ei ela, ja ütled talle siis, et kuule, nüüd on selline asi, me peame ennast kätte võtma, me peame tegema. Et ei ole ühtegi sihukest sõna, võib-olla, ehk oleks hea, küll oleks tore, kui... Need sõnad ongi need, kes langetavad kogu aeg seda sisemist jõudu, väge. Ühineda saab väega, ainult väega, sest vägi on see, mis viib edasi. Valgustagu see meie valitud teed meid ja täna öösel nimedaks ei lähe. Ma panen vist koos tõrvikutega. See on nooni ja vajab tagastada. Võetud käsi.